Tere! Tere! Nii imelik on olla inimeste ees ilma mingisuguse vaheseinata. Tore, et te julgesite tulla ikkagi siia saali ka. Meie küll väga tahaks, et te sekkute meie vestlusesse. Mis tähendab seda, et kui mingi koht tekitab küsimusi, tahaks vaielda, mõtteid vahetada, siis me olemegi siin selleks, et seda teha. Räägime mõne sõnaga, mis see lavastus üldse olema saab ja kuidas me seda tegime. Dokumentaalne lavastus, see tähendab seda, et kõik lood, mis seal laval ettekandmisele tulevad, on tõesti sündinud. Me Priiduga oleme tegelikult alates esimesest koroonalainest teinud intervjuusid siis inimestega, tol hetkel päris palju just nimelt üle veebi, kes on siis päriselt kokku puutunud lähisuhtevägivallaga. Ja me käsitleme seda kõige laiemas mõttes, ehk siis me räägime lähisuhtevägivallast, mis leiab aset vanemate ja laste vahel, räägime füüsilisest karistamisest, erinevates vormides, osaliselt sellest, mis nii-öelda oli nõukogude aja normaalsus, osaliselt sellega äärmuslikumatest vormidest, mitte lihtsalt natukene vitsa andmisest ja mis jälje see jätab. Me räägime paarisuhtevägivallast, räägime igas vormis, räägime sellest, millest on mõnes mõttes lihtsam rääkida, et ta tuli mulle päriselt kätega kallale ja ma läksin, fikseerisin oma sinikad ja võib-olla isegi andsin selle kohtusse, aga räägime ka sellisest vägivallast, kus ei ole tegelikult ühtegi lööki toimunud, aga on ometi vägivald, vaimne vägivald selle kõikides vormides, kus lihtsalt teine pool viib su nii endast välja, manipuleerib, kasutades selleks näiteks teie ühist last, läheb taga ära, kaob ära mitmeks päevaks, ei vasta ühelegi telefonikõnele, tal on õigus seda teha, sest ta on lapse isa, aga samal ajal see teine pool läheb hulluks kodus. Räägime majanduslikust vägivallast, räägime ka seksuaalsest vägivallast, millest tuleb välja, on kõige raskem rääkida. Ja see, mis meid seda uurimisretke alustades huvitas või mille me nagu enda jaoks nii-öelda uurimisküsimusena sõnastasime, on see, et kuidas kodust või lapsepõlvest kaasa saadud mustrid, harjumused, hoiakud, teadmised selle kohta, kuidas probleeme lahendada, kuidas oma emotsioone väljendada, kuidas nad mõjutavad meie edaspidist hakkamasaamist ja meie käitumist oma paari suhetes, et see on see, mida me oleme üritanud neid lugusid kogudes jälgida ja jälitada ja sellel alusel oleme ka need lood välja valinud, mille me oleme oma teatriteksti nüüd võtnud, et meie tegelaste vanusevahe on 60 aastat, kõige vanem intervjueeritu on sündinud 1941. Aastal ja kõige noorem 2001. Aastal, nii et üritame aru saada ka teatud hoiakute ja mustrite muutumisest viimaste aastakümnete jooksul. Ja me tegime kokku 37 intervjuud ja nende hulgas oli siis tõesti eri vanuses inimesi, mehi umbes 4 kokku ja meeste hulgas ka selles mõttes kõik mehed ei ole vägivallatsejad, keda me intervjueerisime ja kes ka selles tükis üles astuvad, et samamoodi on mehi, kes täiskasvanud mehi, minu vanuseid, kes räägivad sellest, kuidas füüsiline karistamine lapsepõlves siiamaani tegelikult ei lase neil elada, ei lase normaalselt peresuhteid arendada ja tegelikult nad tegelevad sellega siiamaani, mitukümmend aastat hiljem. Intervjueerisime ka vägivallatsejaid, see oli võib-olla kõige keerulisem kogemus, sest et intervjueerijana sa pead ju jääma neutraalseks. Tegelikult sa jälgid seda põhimõtet, et intervjueeritaval on alati õigus. Sa ei hakka taga vaidlema, sa ei hakka sinna sekkuma ja kui tõepoolest sinu vastas isegi veebi vahendusel istub inimene, kes täitsa niimoodi julgelt vaatab silma, ütleb, et jaa, natuke kägistasin, mõnikümmend sekundit ta liialdab, see ei olnud mingi mitu tundi, see oli umbes 90 sekundit, et kas siis 90 sekundit ei või natuke lämmatada ja see oli minu jaoks esmakordne selline kogemus, kus sa tõesti pead ikkagi tegelema oma sisemise tasakaalu ja rahuga sellel hetkel, et mitte karjuda appi, mitte teha nägusid ja mitte öelda talle midagi halba. Lavastuses me lubame ka nad osaliselt lavale, ka selle teise poole. Tahame
näidata seda, kuidas need inimesed õigustavad seda, milliseid tehnikaid nad kasutavad, et seesama mustrite teema tegelikult on ühtepidi väga arusaadav ja seda me tõesti uurima läksime, et kui minu vanaema elas vägivaldses suhtes, siis on väga suur tõenäosus, et tegelikult ka minu ema satub sinna ja võib-olla ka mina ise satun sinna. See ei ole alati niimoodi. Kõige rõõmustavamad olid muidugi need mustri murdmise lood, kus inimene, kaasa arvatud olid üks lugu, kus inimene lõpuks jõudis psühholoogi juurde ja psühholoog ütles talle, et aga mis sa tahad, ma vaatan, sul on siin alkoholiprobleemid meesliini pidi ja vägivalla siis ohvrid naisliini pidi, et selge see, et sa sattusid ka ise nagu sellisesse suhtesse, et nii peabki olema. Ja kuidas see inimene siis ütles, et aga ei pea nii olema. Tegelikult see spetsialist praegu kinnitab sellist hoiakut, mida ei peaks tegelikult olema. Ja mustrite teema, jah, on mitut pidi, et seda me uurisime, seda me oleme lavale püüdnud panna, et see hästi palju tegelikult seletab, miks need asjad juhtuvad. Me tuleme ajast, kus tegelikult veel inimesed mäletavad teist maailmasõda ja kõike seda, mis seal toimus ja tegelikult need juured ju lähevad kuhugi sinna tagasi, aga nagu ütleb üks meie intervjueeritav, et see ei saa olla vabanduseks. See ei saa olla vabanduseks, et mina nii teen, et tegelikult meil kõigil on peredes selliseid lugusid, kus mõni tragöödia ikka on, või nagu küsib üks meie intervjueeritav, et kõigil on lapsepõlves mingi trauma, need on erineva kaaluga, aga mingi trauma ikka on. Või et kas tema seal otse küsibki meilt Priiduga, et kas teil oli täitsa traumavaba või? Selles mõttes võin visata õhku ka täna sellise retooorilise küsimuse teile, et kas teil oli täitsa traumavaba. Et ilmselt kui kaevuda midagi ikka leiab, et see ei saa olla vabanduseks, miks kellegi kallal vägivalda tarvitada. Ja no üldse nii selle teatri kontekstis kui üldse sellest teemast rääkides on algusest peale tundunud, et sellest peab rääkima võimalikult noorte inimestega. Et kust seda mustrite murdmist siis alustada, kui mitte noortest ja teistpidi see, et tõesti lapsed, kes kasvavad peredes, kus nende vastu tarvitatakse vägivalda või kus nende vanemad oma probleemide lahendamiseks kasutavad teineteise suhtes vägivalda, et nad mõistaks, et see ei ole normaalne, et on võimalik abi otsida ja kuhugi pöörduda. Ja sellepärast praegu sellise tingliku vanusepiiri me oleme pannud alates 13. eluaastast, ootame publikut saali, aga ühtlasi on olnud kogu aeg tunne, et võib-olla kõikidest asjadest ei saa rääkida igas vanuses inimestega või on nagu võib-olla ka tunne, et mingid teemad on mingis vanuses aktuaalsemad, mingis vanuses mitte nii väga ja sellepärast oleme jõudnud sellise lahenduseni, et meie lavastuse esimene vaatus toimub siis paralleelselt kahes erinevas saalis. Ühte ootame siis publikut vanuses 13–18 ja teise siis alates 18. eluaastast ja teine vaatus toimub siis ühes saalis, kus nii nooremad kui vanemad vaatajad saavad siis lõpuks kokku. Ja selle siis tingis tõepoolest see, et mõned lood on lihtsalt nii karmid, et endal on väga raske neid kuulata ja ilmselt ei kujuta isegi ette, mis see tähendaks siis võib-olla 13-14-aastasele noorele. Ja niimoodi ta välja nägema hakkabki, et kui te tulete teatrisse, kas siis oma õpilastega, oma lastega, kenasti saab minna sealt koos trepist üles ja lihtsalt alaealised lähevad vasakule proovisaali ja täisealised lähevad paremale ovaalsaali ja pärast siis vaheaega saadakse kenasti seal ovaalsaalis, kus on rohkem ruumi, kokku. Me küll dokumenti ei küsi ukse peal, nii et selles mõttes seda saab piletit ostes otsustada, et kumba sihtgruppi siis sa arvad ennast kuuluvat. Ja, et me ei keela ühelgi täiskasvanul siseneda sinna noortesaali ja tegelikult samamoodi vastupidi, et noor inimene, kes tunnetab, et ma just tahan kuulda neid kõige koletamaid lugusid, me ei saada teda ukselt tagasi, aga et me soovitame teha sedapidi valik. Vabandust. Et selle, üks mõte on ka see, et just nimelt, et lapsevanemad ja lapsed omavahel neist asjadest ka räägiksid, et see on, ütleme, see lootus, et tullakse koos perega teatrisse ja minnakse erinevatesse saalidesse, teises vaatuses saadakse kokku ja pärast etendust arutatakse ka omavahel, et mida kuuldi, mida tunti, mis puudutas ja võib-olla selline nagu
kõige suurem unistus on ka see, et kui tulevad, ikka ju käiakse palju klassikollektiividega teatris, aga et seekord tuldaks klasside ja vanematega, et tekitada just nimelt nagu dialoogi ka kodus nendel teemadel. Jah, sest nähakse ju erinevaid asju esimeses vaatuses. Ja veel, millest me ei ole rääkinud, et tegelikult meie mõte, kui siin on käinud läbi, et need lood on hästi koled ja inimesed ja see on tõsi, nad ongi. Aga me oleme küsinud ja kuulanud neid selle nurga alt, et kuidas siis pääseda, kuidas siis elada teisiti ja kuidas siis leida lahendused. Ehk siis tegelikult võib öelda, et need lood on õnneliku lõpuga, et me oleme selle tüki teinud mitte selleks, et inimesed nutaksid silmad märjaks ja jääksid pärast teatrisaali üksi istuma ja kogu lootus ongi kadunud, vaid ikka selleks, et vaatamata sellele, mis juhtus sinuga lapsepõlves vahepeal, need inimesed, peaaegu eranditult kõik, keda me intervjueerisime, on jõudnud ikkagi väga heasse kohta oma elus. Ja nad tegelikult jagavadki seda lugu selleks, et inspireerida või võimestada teisi ka sinna jõudma. Ja me tahaksime ka, lisaks sellele, et arutate koolis ja koduteel loodetavasti ka pärast etendust, mitte pärast kõiki etendusi, teha arutelusid, et kohe vahetult, ilmselt see on teema, mis tekitab emotsioone, kohe vahetult pärast mõningaid etendusi teha arutelu, kuhu kutsuda siis paar spetsialisti, kellega me oleme ise tutvunud, väga häid kontakte saavutanud ja et saaks kohe pärast etendust jääda istuma ja kõik need küsimused, mis on kerkinud, kohe esitada ja niimoodi vabas vormis nende teemade üle arutada. Ja samuti me teeme koostööd Sotsiaalkindlustusametiga ja ohvriabiga ja tegelikult tahaks, et see teatrietendus ei lõppe selle aplausiga. Ehk siis see teema ilmselgelt on praegu päevakorral. Muide, väga hea näitus on kunstihoones Flo Kasearu näitus, et siin juba tehaksegi nalja, et vist arhitektid veel ei ole midagi teinud lähisuhtevägivallast, aga et kunstniku, muusikud, teater ja kõik teised juba teevad. Ehk siis, et teema on õhus, aga et seni, kui see probleem esineb, tulebki rääkida. Ja mida me tahame, et see ei lõpeks selle aplausiga, ongi see, et nende spetsialistide käest meie oleme saanud väga palju huvitavaid materjale. Kui mina oleksin koolis inimeseõpetuse õpetaja, oleks küll üht-teist head tallen ja me tahaksime väga seda ka jagada teiega, kes te töötate koolis. Võib-olla te olete sellega kõigega juba tutvunud. Kas meil on see slaid, kus on hästi palju soovitusi, lugemise kuulamissoovitusi? Jah. Ehk siis meil on eesti keeles mitte väga palju materjali, küll aga on päris head materjali, mis puudutab kohtinguvägivalda. Kui me räägime noortest inimestest, siis me ju reeglina räägime inimestest, kes alles teevad esimesi samme oma paari suhtes. Võib-olla neil on mingeid lugusid lapsepõlvest, mis puudutab vanemate ja laste vahelist vägivalda, aga et tegelikult ju kus me saame selle peatada, kui me saame neid noori inimesi harida nii palju, et nad oskaksid seda ära tunda võib-olla juba oma esimeses suhtes, meil potentsiaalselt oleks ikkagi väga palju vähem lähisuhtevägivalla ohvreid, kui me praegu räägime igast neljandast naisest, siis kui me saaksime, kui mul oleks keegi koolis rääkinud kohtingu vägivallast, oleks ilmselt teinud targemaid valikuid hilisemas elus. Ja mida on tehtud, on tõlgitud tegelikult eesti keelde üks õppefilm ja õppematerjalid, seda on teinud Tartu naistearstid ja need on need viimased soovitused siin. Ja need on tõesti sellised, ma ei tea, kas keegi teist on äkki kokku puutunud nende materjalidega? Ei ole? Ja meiega enne ei olnud ja et nad üldse olemas on, aga et nad on täiesti praktiliselt kasutatavad teemade kaupa arutamiseks, alates sellest, et millised on üldse hoiakud, ka noorte inimeste hoiakud selle kohta. See on näiteks väga huvitav selline küsitlus, kus küsitakse erinevate väidete kohta näiteks, et kui tüdruk ütleb ei, et kas ta siis vahel mõtleb ikkagi, et jaa, et võib olla. Ja kahjuks on väga suur hulk noori, kes vastavad, et jah, vahel võib küll nii olla, et ta tegelikult mõtleb jaa, aga ütleb ei. Ja niimoodi hästi selliste konkreetsete eluliste näidete varal on seal arutelu teemad tunniks ja ka väga huvitav on tegelikult see film, mille on teinud Inglise noored näitlejad, see on küll tehtud mõni aeg tagasi, natuke sellist 2000
2000-ndate alguse vaibi on seal, aga on väga hästi tehtud ja väga peenelt tegelikult käsitleb seda teemat, et vägivald ei ole alati see, et ta tuleb mulle kallale ja mul on kõik luud katki ja nii. Vägivald võib olla juba see, kui ta loeb mu sõnumeid ja käsib kustutada kõikide meessõprade sõnumid, et mida me tegelikult ei pea üldiselt vägivallaks, aga et see on see esimene samm. Räägi ka midagi, Priit. Aga tegelikult tahakski, ma ei tea, palju meil aega üldse on veel. Otsas, jah. Aha, no siis on nii. Ei, aga kui on küsimusi, siis me ikkagi selle aja võtame. Et kui teil on küsimusi, siis julgelt küsige. Häbenema ei pea, aga sundida ka ei saa. Vestluses ka ei ole küsimusi. Ma tulen ka siia, et siis mind sealt pildi pealt näha oleks. Ei, ole siin, mul on oma mikrofon. Et siis teadmiseks ka kõigile veebist vaatajatele, et nüüd see chati probleem sai lahendatud ja kui te ikka ei näe seda chati, siis refreshige oma seda lehte ja siis peaks see chat sinna ilmuma. Aga ma saan aru, et siis praegu küsimusi rohkem. On, väga hea. Muidugi. Lõunapausi ajal äkki? Jah, teeme nii. Väga hea. Siis veebis olijatele, et soovitakse kohtuda Mari-Liisiga lõunapausi ajal. Loodan, et kaamera tuleb ka ja te kõik kuulete, mis me räägime. See on eravestlus, aga et me ikkagi kõik küsimused anname edasi.